Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põletavamad uudisteemad. Ankaras leidis aset NATO tippkohtumine, kus mitmed meie julgeolekut puudutavad põletavad küsimused said vastused. Mida alliansi kohtumisel arutati, seda räägime kohtumisel viibinud Eesti kaitseminister Hanno Pevkuriga. Tervist! Tere päeva! No hakkame siis kohe otsast minema. Kas viimase aja arengutest nähtuv suund, et USA president Donald Trump on Euroopast eemaldumas, on nüüd muutunud? Et saame me kindlad olla, et meie suurim liitlane seisab meie taga või vajame siiski alternatiiviks sellist tugevamat plaan B-d, mis pakuks Eestile või Balti riikidele tervikuna julgeolekut ka USA toeta? No natukene tuleb võib-olla viilutada neid teemasid, et Ameerika Ühendriigid on alati öelnud, et NATO on nende jaoks oluline. Et ma arvan, et see on nagu selline baas, mida me Ankaras kuulsime, oli see, et president Trump tõi eraldi välja liitlased, kes panustavad riigikaitsesse rohkem, sealhulgas Eesti, eraldi mainis ära. Kui me seal põgusalt temaga ka sisse tulles, siis tere ütlesime ja kätt surusime, siis ta pani tähele, et meil oli revääri peal 5% klubi märk ja siis ta pööras sellele eraldi tähelepanu ja ütles, et õige suund. Täna seda ei ole? No täna on teine pintsak, pintsakuid on mõnevõrra rohkem, aga oluline on see, et Ameerika Ühendriigid on NATOs tugevalt ikkagi sees. Nüüd teine pool sellest viirust on see, et ameeriklased on juba tegelikult pikka aega öelnud, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse. Et ei ole valikut, et ei saa olla niimoodi, et ameeriklased, kelle kaitse-eelarve on seal triljon ja nad soovivad liikuda siis 1,5 triljoni dollari peale ja siin Euroopa ja Kanada kaitse-eelarvet kokku on seal poole triljoni juures, et see vahe on lihtsalt liiga suur. Ja seetõttu tegelikult on ameeriklased kogu aeg öelnud, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse enda kaitse eest ja ka meie oleme seda öelnud ja see on kindlasti õige. Nii et ma ütleks võib-olla kokkuvõtteks niimoodi, et Ameerika Ühendriigid on pühendunud NATO-le ja euroatlantilise tsooni julgeolekule, see on ka nende huvides ja ka nendel on Euroopas huvid läbi baaside, läbi julgeoleku huvide. Aga teisalt ei ole mingit teist valikut, kui Euroopa peab tegema rohkem, kaitsekulusid tõstma ja eks loomulikult seal president Trump vihjes ka mitte küll konkreetselt nimesid välja tuues, aga vihjes ka sellele, et ikkagi osad liikmesriigid ei tee praegu piisavalt. Me käime need teemad siin veel eraldi ka läbi, aga kõigepealt ma küsin, et kas te tulete sealt kohtumiselt kuidagi kergema südamega, kui sinna läksite? Sinna minnes kindlasti oli ebaselgust mõnevõrra rohkem, ütleme mõlemas liinis, nii selles liinis, mida teeb Ameerika Ühendriikide istuv administratsioon vaadates NATO ja liitlaste peale ja milline on nende positsioon Ukraina suhtes. Nüüd, kui me vaatame summiti lõppkommunikeed, siis lõppkommunikees on sellised, kui ma peaksin tooma terve selle lehekülje pealt välja 3 kõige olulisemat märksõna, siis esiteks Venemaa on pikaajaline oht. Meie selge surve oli, et see seal sees oleks. Teiseks see, et NATO ühtsus on jätkuvalt ikkagi oluline ja ameeriklased sellesse panustavad. Ja kolmandaks loomulikult see, et Ukrainas abi jätkub. Sellel aastal suurusjärgus 70 miljardit, järgmisel aastal suurusjärk peaks olema sama. Nii et need 3 sellist vaia on need, mis ma sealt kommunikeest välja tooksin, aga muidugi seal summiti äärealal oli veel palju erinevaid Eestile olulisi teemasid, aga puhtalt nüüd Ameerika Ühendriikide Euroopa suhete vaatest ja Ukraina vaatest ja lõppdeklaratsiooni vaatest oli need kõik olulised. Aga lähme käime need punktid siis eraldi üle, et te just mainiste siin Venemaad, et kas tippkohtumisel käsitleti Venemaad kui NATO peamist vastast või näeb allianss täna ka teisi ohukohti ja mis need olla võiksid? Meil oli kohtumisel ka õhtusöögi formaadis siis laua taga IP4 riigid ehk siis Indo-Pacific ehk siis Jaapan, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa, Austraalia ja kõik saavad ühtemoodi aru, et globaalsed ohud tänapäeva küberrünnakute, hübriidrünnakute ja ka pikamarelvade täiustamise kaudu tähendavad seda, et kui kusagil maailma nurgas midagi juhtub, siis see mõjutab automaatselt ka teist piirkonda. Et kui
Ukraina sõda sai alguse, siis me nägime, kuidas sellised kurjuse teljeriigid nagu Põhja-Korea hakkasid Venemaad toetama, Hiinast tuli tehnoloogiat, Iraan abistas märkimisväärselt Venemaad, et see mõju on palju globaalsem kui ainult siin Euroopas. Ja ka vastupidi, et kui näiteks Lõuna-Hiina meres peaks midagi juhtuma, siis selle mõju on otseselt ka Euroopale, nagu me praegu nägime ka Lähis-Ida konfliktis, kui Hormuzi väin on suletud, siis sellel on otsene mõju ka meile, meie tarbijale, nii et seetõttu tegelikult ei ole olemas sellist lokaalset konflikti tänapäeval, kõik on omavahel seotud. Aga kas Hiina ohtu teadvustatakse aasta-aastalt aina rohkem? Kõik saavad ju aru ja kõik näevad. Esiteks luure kogumise võimekus on kõikidel riikidel paranenud, teiseks loomulikult sidemed riikide vahel on hoogustunud ja kui me vaatame ka maailmakaubandust, kui palju on maailmakaubandus omavahel põimunud, siis on selge see, et see kaubanduse käekäik mõjutab otseselt riikide julgeolekut mõjutab omakorda see, kuidas poliitiliselt, diplomaatiliselt riigid omavahel läbi saavad ja siis ennast paigutuvad. Ja me näeme seda, et sellise Põhja-Korea, Iraani, Hiina, Venemaa telg selgelt proovib, tõsi, Hiina proovib suhelda ka Euroopaga ja Ameerika Ühendriikidega, aga ikkagi selgelt on näha, et selline koondumine on ja seetõttu tegelikult ka minu sõnum NATO tippkohtumisel oli kogu aeg oma kolleegidele, et selle summiti kõige olulisem sõnum on see, et NATO on ühtne. Need 32 riiki on ühtsed ja me hoiame euroatlantilist ruumi sõjavabana. Kas kõik küsimärgid ja vajakajäämised meie õhukaitse ümber leidsid kohtumisel vastused ja lahendused, mis reaalselt nüüd muutub? No kõik loomulikult veel ei leidnud lahendust, et meil ei ole ju endal veel Eestil olemas ballistilise õhukaitsesüsteemi, selle soetusega me hetkel tegeleme, esimesed turuanalüüsid on olemas, see on väga kallis võime, et me peame lootma praegu selles küsimuses liitlastele, aga see ei tähenda ka seda, et me saame kuidagi alumistes kihtides kuidagi puhata või rahul olla, ei, meil on nii tuvastusvõimekust vaja parandada kogu NATOs, idatiivas eriti, samamoodi reageerimisvõimekust ja tuvastusvõimekus on ka kihiline, mis tähendab seda, et meil on vaja nii akustilisi sensoreid juurde panna, meil on vaja nii madalkihtide radareid juurde saada, passiivradareid efektorite poole pealt, ehk siis mõjutamise poole pealt. Aga mis on need reaalsed sammud, mis on astutud nüüd kui me NATO vaatest vaatame, siis loomulikult see, et meie vaatest on ülioluline, et Soome ja Rootsi on nüüd NATO liitlased, ehk meil on siin piirkonnas ainuüksi juba hävitajate hulk märkimisväärselt suurem, mis kuuluvad NATO õhuruumi. Nüüd formaalse poole pealt, see on ka meedist läbi käinud, et Ämari õhubaas on nüüd eraldiseisev NATO operatsioonibaas, mis annab siia paindlikkust ja võimekust juurde ja teiseks siis kõik sellised bürokraatlikud sellised teravnurgad on maha lihvitud ja pigem vähendatud neid, et eelvolitusi antud autoriseeringuid, et kõik see oleks paindlik ja kiire, nii et jah, NATO terviku vaatest on integreeritud siis õhu- ja raketikaitsesüsteem saanud oluliselt kiiremaks, paindlikumaks ja paremaks, aga seda on vaja veel võimestada ka konkreetsete võimetega, ehk siis on vaja juurde nii keskmaa kui pikamaa kaitsesüsteeme, droonikaitsesüsteeme ja need on vaja kõik siis integreerida ühte. Kas tippkohtumiselt tilkunud info, et NATO loob alliansi idapiirile ühtse digitaalse valvesüsteemi vastab tõele ja millal see toimima hakkaks ja milliseid eeliseid meile annab? No me oleme mõnda aega juba tegelikult siin erinevaid initsiatiive üles ehitanud, et kui me hakkame pihta kõigepealt enda algatustest, ehk siis Balti kaitsevöönd, mille me 3 Balti riigiga kokku leppisime paar aastat tagasi, et me hakkame seda tegema, me oleme päris suurte sammudega edasi liikunud, aga sinna peale tuleb siis Euroopa Liidu algatusena Eastern Flank Watch, kus me loodame siis Euroopa Liidu uuest rahastusperioodist raha saada, ja siis ameeriklaste veetav European Flank Defense, siis Eastern Flank Deterrence Initiative, vabandust.
et siis see tõesti seob erinevad kihid ja ka näiteks pikamaa tule ühte süsteemi. Ehk neid erinevaid initsiatiive on ja nende initsiatiivide osa algab pihta siit päris nii-öelda murutasemelt ehk siis nendest samast akustilistest sensoritest ja lõpeb süvatule ja kübermaailmaga ja küberdomeeniga, nii et Aga räägime selle lihtrahvakeeli lahti, et mis eeliseid see meile annab, et mida me sellega võidame? No me võidame sellega seda, et meie olukorra teadlikkus peaks paranema, ehk me näeme nii maa peal kui õhus kaugemale ja kõrgemale ja me suudame reageerida rohkem ja kiiremini, mida ainult siin Eestis, vaid ka liitlaste abiga. Nii et see peaks olema see nii-öelda lihtne selgitus, aga seal taga on muidugi terve suur maailm. Ehk siis selle kõige mustama stsenaariumi korral, kui oht on meile lähenemas idanaabri poolt, siis me oleme selleks õigel ajal valmis? Me peame olema valmis, aga eks vastane teeb omalt poolt ka kõik selleks, et me ei teaks ega näeks, mida ta planeerib, aga seetõttu tegelikult 32 liitlase ühendatud luurevõimekus on kindlasti see, mis annab meile väga hea eluhoiatus. Nädala jagu tagasi saime meedia vahendusel lugeda, et enamik Eestis paiknevatest USA üksustest on lahkunud ja tol hetkel puudusid teil sellised väga täpsed andmed vägede liikumise kohta. Kas tänaseks on see segadus klaaritud ja mis saab edasi? No otseselt meie jaoks segadust ei olnud, et oli lihtsalt see, et kui eelmine rotatsioon lõpetas ja uus rotatsioon hakkas sisse liikuma, siis selle uue rotatsiooni sisse liikumine pandi seisma tulenevalt Pentagoni otsusest, et hakatakse ette valmistama 6-kuulist ülevaatust Euroopa väehoiakust. Ja siis me hakkasime täpsustama ameeriklaste käest, et mis see seis on, mis plaanid edasi on ja tänaseks me oleme tõepoolest Euroopa vägede ülemjuhatajalt kirjaliku kinnituse saanud, et rotatsioon jätkub. Suve jooksul järgmine üksus siia sisse liigub, aga mis puudutab siis järgmise aasta algusest nii-öelda keskpikka perspektiivi või tuleviku aastaid, siis selle koha pealt ka Euroopa vägede ülemjuhataja, kes kontrollib Ameerika vägesid siin Euroopas, ütles, et ta peab ära ootama Pentagoni hinnangu ja siis saab tulla see nii-öelda uue vaate, mis puudutab kogu Euroopat, kinnitamine ka Eestile. Kas rotatsiooni ülevaatamine ja seetõttu selle viibimine võib seal taga näha ka mingisugust sellist poliitilist otsust või on see lihtsalt poliitiline otsus on ta igal juhul, sellepärast et ega siis Pentagon ja Valge Maja ütlesid ju selgelt välja, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse ja öeldi ka välja, et Saksamaalt viiakse üks brigaad ära ja siin see on ju selgelt poliitiline otsus, et see ei saa öelda, et see oli sõjaline otsus, et see oli poliitiline otsus, mis Saksamaa puhul tehti ja kuna see mõjutas siis kõiki teisi rotatsioone samamoodi, siis selles mõttes meie tegime tööd selle nimel, et Eestis roteerumised jätkuksid ja nagu me praeguseks kinnitus oleme saanud, siis nad jätkuvad. Kas alliansi liikmesriikide kaitsekulutused jäävad president Trumpi jaoks alatiseks selliseks NATO Achilleuse kannaks? Et Eestile sealjuures etteheited polnud, aga et kõikide teiste riikide, ütleme siis vajakajäämised selles osas, mida Trump neilt ootab, kas need mõjutavad ka meid? Meid nad mõjutavad loomulikult sellega, et kui kokku lepitud võimeesmärgid ehk need sõjalised võimed, mis igal riigil peavad olema, ei ole täidetud, siis järelikult ei ole alliansis ka kõiki neid võimeid ja kõiki neid plaane sellel kujul võimalik täita. Küll teeme meie tegelikult rohkem, kui meil plaanides on ette nähtud. Et see on meie enda huvides, me teame seda, meie ülesanne on Venemaa hoida seal, kust on. Ka meie geograafiline asukoht. Ja meie geograafiline asukoht eeldab seda, et me peamegi tegema rohkem ja me teemegi rohkem ja see on Eesti rahva ja Eesti riigi püsima jäämise huvides. Nüüd see, et kaitsekulud jäävad teemaks, muidugi jäävad. Kas Trump toob seda välja ka järgnevatel summititel, muidugi teeb, sellepärast et veel kord, tal on väga lihtne vaade, et kui USA kaitse-eelarve on 1,5 triljonit ja teised üheskoos panevad poole vähem, siis ta ütleb, et see ei ole võrdne jaotus. Mõnes mõttes arusaadav, aga teisest küljest seda ei saa muuta ka 1 aastaga. Et see on ka olnud sõnum Euroopa poolt Ühendriikidele, et see ingliskeelne sõna siis burden shifting või selline nii-öelda kohustuse jagamine peab olema ja kohustuse nii-öelda ülevõtmine USA-lt Euroopale peab olema mõõdukalt
tehtud, et ei saa olla niimoodi, et sa paned ühel päeval ukse kinni, vaatamata seda, mis sul siis siin olemas on. Nii et liitlased tegelikult liiguvad väga kenasti ja kui me võtame näiteks eelmise aasta kaitsekulude suurendamise, siis eelmisel aastal Euroopa ja Kanada kaitsekulud suurenesid $139 miljardi võrra. Seda on väga palju, kui me võtame nüüd järgmise aasta ka etteprojektsioonid, siis me võime öelda, et circa veerand triljonit on see, mis 2 aastaga liitlastele kaitsekuludesse juurde tuleb, aga see tuleb pöörata ka võimetesse, et raha üksi sind ei kaitse, sul on ikkagi vaja võimeid. Kas Trumpi poolt on tunda survet Ukrainale ja president Zelenskile, et viimane istuks Putiniga läbirääkimiste laua taha, et on Ukraina sõja lõpetamine nii-öelda võit, mille maaletoojana või vahendajana sooviks USA president ka ajalukku minna? President Trump on korduvalt öelnud, et tema soovib rahu ja et ta soovib, et see sõda võimalikult kiiresti lõppeks. Aga nagu me ka näeme, ega siis Venemaa ei ole ju sellest huvitatud. Ja seetõttu tegelikult oli väga positiivne näha, et president Trump kohtumisel president Zelenskiga ütles välja, et ukrainlased võiksid hakata edaspidi tootma iseendale patriottide rakette. See oleks muidugi ülisuur samm ja väga võimas samm ja kindlasti ka Venemaa heidutamiseks võimas samm. Aga kindlasti see ei saa juhtuda üleöö samamoodi. Nii et eks kõik peavad pingutama selle nimel, et see sõda lõppeks. Päeva lõpuks iga jumala päev sureb seal sadu inimesi ja vigastatutega koos on need numbrid tuhandetes iga jumala päev. Nii et mis see pingutus olema peaks, et mis on praegu see, mis aitaks meid sõja lõpule kõige kiiremini lähemale? Et on see lihtsalt relvatarne, on see laskemoon, mis see on, mida Ukraina vajab selleks, et seda kiiremini lõpetada? Need on oma tingimustel siis. Need on meetmed kõik koos. Esiteks on need sanktsioonid, mis võtavad ära Vene majanduselt hapnikku. Teiseks on see otsene sõjaline abi Ukrainale selleks, et nad saaksid oma vabadust kaitsta ja mitte positsioone käest anda. Ja kolmandaks Ukraina enda võimestamine selleks, et nende süvalöögivõime suureneks, et nad saavad mõjutada Vene majandust ka omalt poolt siis sõjaliselt, et sundida Putinit laua taha ja seda sõda lõpetama. Et nagu me näeme, viimased paar kuud on olnud ukrainlastele väga edukad. Venemaal inimesed seisavad kilomeetrite pikkustes bensiini järjekordades. Aasovi merel on viimasel paaril ööl märkimisväärselt rivist välja löödud varilaevastiku laevasid ja Ukraina teeb väga täpseid rünnakuid praegu sinna tuiksoonele, kus Venemaa sõjamasin saab raha ja Venemaa majandus hapnikku. Nii et see hapnik on vaja kinni keerata, et Venemaa saaks aru, et tal ei ole teist teed, kui tulla läbirääkimiste laua taha ja see sõda lõpetada. Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee otsustas teisipäeval ajutiselt tühistada Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu, et kas Venemaa sportlaste lubamine võistlustele kuidagi valideerib jälle meie idanaabrit ning annab tagasilööke senistele survestusmeetmetele? Minu jaoks väga ebameeldiv otsus, arusaamatu, miks see otsus tehti, et kui ma kuulasin ka ROK-i presidenti, kes ütles, et sportlased ei tohi kannatada poliitikute tehtud otsuste pärast, siis reaalsus on see, et Venemaa sport on otseselt osa poliitikast. Venemaa spordi suur osa on armee keskspordiklubi. Nad ametlikult ju jätkuvalt kasutavad sporti kui poliitikavahendit ja sõjamasinad ja siis armeed kui spordi tagalat. Et seal ei ole midagi kuidagi Venemaal muutunud, et see Venemaa lobi... Need kaks ei seisa lahus. Need ei seisa lahus, kahjuks ei seisa need lahus, eriti Venemaal. Et meie loomulikult proovime seda kõike lahus hoida, aga ka meil Eesti Kaitseväes on ju väike spordirühmakene olemas, kus me võimaldame tippsportlastele ajateenistust läbida leebematel tingimustel, et nad ei kaotaks oma sportlikku taset. Nii et paratamatult need on omavahel seotud ja minu jaoks on see arusaamatu, miks me lubame agressori tagasi olümpiasporti. Tõsi, seal on veel palju otsi lahti, nagu me teame, seal ei ole otsustatud, kas Venemaa sportlased võivad tulla tagasi ka oma lipu ja hümniga. Samas näiteks tennises on Vene tennisistid olnud ju kogu aeg karussellis sees, nii et seda
erinevust on ka spordimaailmas kahjuks olnud, aga Rock on siiamaani olnud vähemalt ühel meelel, et seniks kuni agressioonisõda kestab, Vene sportlased ei ole rahvusvahelisse sporti tagasi oodatud. Aga näha on seda, et Rocki praegune otsus on pannud justkui lumepalli veerema, sellepärast et seda sama otsust kaalub nüüd ka FIFA. Jah, ega see on ju, ütleme, Rock on ikkagi katusorganisatsioon kõikidele spordialaliitudele, et ja see on selge, et kui Rock on teinud katusorganisatsioonina otsuse ära, siis teised hakkavad seda kohe arutama, et see on paratamatu surve. Aga kui alaliidud sellest keelduksid? No me näeme seda, et see on väga erinev, et ja ikka ka alaliitude sees on see teema väga-väga erinev, et kui ma võtan näiteks ka võrkpalli, kus ma ise sees olen, siis Euroopa võrkpalliperes on ka niimoodi, et neid, kes on neutraalsed või ei oma seisukohta, on valdav enamus, loomulikult Eesti, Baltikum, Poola, Ukraina ise, me ütleme, et ei ole mõeldav, et venelased saavad võistelda. Ja samas me näeme, et seal ei ole absoluutset enamust, et kes ütleks, et ei, et Venemaa ei saaks tagasi, nii et selles mõttes see maailm on palju kirjum, Venemaa on oma lobitööd väga intensiivselt teinud nii ÜROs kui spordiorganisatsioonides ja neid, kes vaatavad võib-olla kaugemalt, on ta Lõuna-Ameerikast või Aafrikast või kusagilt vaatavad sellele sõjale hoopis teise pilguga, mis on võib-olla Vene narratiivi poolt mõjutatud, siis hääletavad ka teistmoodi, nii et eks see on selline pikk järjekestev töö, et rahvusvaheline kogukond ikkagi mõistaks, et Venemaa on agressor, mitte teistpidi. Tuleme viimase küsimusena veel tagasi korraks selle NATO tippkohtumise juurde, kus kahjuks taaskord tuli fookusesse teema, millest loodeti, et on juba üle saadud, ehk siis Gröönimaa, et kas Trumpi ambitsioonid Gröönimaa osas võivad pingeid taas eskaleerida? Ma siiski pean ütlema, et see tuli fookusesse vaid ühes avalduses, et tippkohtumise laua taga Gröönimaast mitte keegi rääkinud. Et seal on natukene vahe selles, mis on meediapildis ja mis on tegelikult siis tippkohtumise laua taga toimunud ja ei rääkinud sellest ei kaitseministrite laua taga keegi, minu teada ka mitte välisministrite laua taga ja ka liidrite kohtumisel, kus ma ise samamoodi kohal olin, ei rääkinud keegi Gröönimaast. Aga selge on kas see ambitsioon on seal jätkuvalt siiski olemas? No minu teada, kui ma Taani peaministriga paar sõna seal vahetasin, keda ma tean ka vanast ajast, kuna me olime koos ka siseministrid ja mõnda aega ka sotsiaalministrid, et siis Mette sõnul läbirääkimised jätkuvalt uue nii-öelda siis Ameerika Ühendriikide baaside kohalolu teemal käivad. Ja loodetavasti nad saavad need kenasti sõlmitud ja siis vast on see teema maas ka, et kui Taani kuningriik ja Ameerika Ühendriigid omavahel selle baaside küsimus ära lahendavad või ehk siis ameeriklaste kohalolu Gröönimaal ära lahendavad, et siis vast saab selle teema lõppenuks lugeda. Nii et Ankarast tulete te värskelt ainult rahustavate sõnumitega? No pigem positiivselt, jah, ütleme sinna minnes oli võib-olla natukene sellist võbelust rohkem, aga hetkel ma lõppkokkuvõttes ütleks küll, et tegelikult Ankara kohtumine oli positiivsete sõnumitega ja ka Eesti jaoks, nagu me siin oleme siin ka meedias juba kirjeldanud, et nii droonileppe meie jaoks kui süvalöögi koalitsiooniga ühinemine kui konkreetsete ettevõtetega kokkulepete tegemised pluss see sama lõppkommunikee ikkagi, kus Eesti pliiatsit on tuntavalt sees, nii et oli edukas. Hanno Pevkur, ma tänan teid selle ülevaate eest. Aitäh! Pühapäeval tabas Eestit šokk. USA's saabus uudis, et FBI on vahistanud Eesti korvpalluri Gerg Kriisa. Kriisa, keda süüdistatakse USA's suuremahulises petuskeemis osalemises, astus teisipäeval Kentuckys esimest korda ka kohtu ette. 25 aastat sportlas süüdistatakse skeemis, millega ta pettis välja $2,2 miljonit. Mis pettusega täpsemalt tegemist, kuidas Kriisa heausklikelt kodanikelt raha noolis ning milline karistus võib teda oodata, seda arutame Õhtulehe spordireporteri Rasmus Voolaidiga. Tervist! Tervist! No kas sellel teemal on veel midagi sellist lisada, mida inimesed ei ole tänaseks lehest lugenud, uudistest kuulnud, et pole vist ammu nii šokeerivat uudist spordimaailmale või Eesti üldsusele tulnud?
Ja selles mõttes võime saate ära lõpetada kohe, et ei ole midagi lisada. Ei, tegelikult mulle tundub küll, et selles mõttes võib nii kokku võtta selle asja, et ega meil rohkem infot ei ole, kui me seni oleme USA-st kätte saanud, et õiged istungid alles tulevad. See kõik, mis praegu toimub, on nagu selline nagu laias laastus spekulatsioon selle info põhjal, mis me saanud oleme, et midagi nagu murduvat enam väga praegu vist Eestist küll kätte nagu ei saa. Aga kuidas see uudis sinuni jõudis, kui sa seda lugesid, et FBI kõlab meie jaoks jätkuvalt nagu mingisugune Hollywoodi film, eks ole, et meie enda korvpallur, kes teeb ilusat karjääri ja järsku sellised uudised, et kuidas see tabas? See oli ärkasin hommikul üles, sest kusjuures mul oli veel naljakas, et ma eelmine õhtu laupäeva öösel tegin jalgpalliblogi ja ma olin vist mingi 3-4 üleval, eks ma oleks peaaegu võinud selle kätte saada, aga ma vahetult enne läksin magama, eks ma olin üks viimase teist inimesi, kes sai sellest kätte, kuna ma ärkasin 11-12 ajal alles, et kui see tuli, siis ma ikka pikalt ei saanud voodist välja küll, kuna mu telefon oli käes ja lugesin kõike, mis kätte saada oli, et see oli väga-väga suur šokk ja mõjutas ikkagi seisuliselt kogu järgmist nädalat. Nagu räägime sellest skeemist endast, et äkki on veel inimesi, kes on samuti olnud kuidagi uudiste lainelt maas, ei ole veel süvenenud sellesse teemasse. Mis skeemiga tegemist oli? Kuidas raha välja peteti? Et millega tegemist? Räägime süvitsi nüüd, et mis praegu on jutt 2,2 miljonilisest internetipettusest, kus ta on kahelt inimeselt, ma ei tea palju teiselt nagu täpselt ei ole vist teada, aga raha välja petnud 3 erineval viisil, et ta on teeselnud ta on iseendana nagu petnud inimestelt raha välja. Ta on teeselnud olemasolevat inimest, ehk siis see tähendab, et ta on nii-öelda oma ema tanki pannud põhimõtteliselt ja ta on teeselnud välja mõeldud inimest, kes siis Irene'i nime all proovis ühelt vaeselt inimeselt raha välja petta. 3 erineval moel on petnud. Aga mis need moed on, et kuidas ta tegi, kuidas ta enda ema teeskles ja milliste ettekäänetega siis inimeste rahakoti kallale prooviti minna? No esimene viis oli see, et ta vist väitis, et tal endal on väga, väga halvasti, et hakkab organit müüma. Oli esimene kuidagi niimoodi lubas nagu tagasi maksta organite müümise kaudu või midagi sellist. Siis ta väitis, et perel on rasket ajad, farm on väga raskes seisus, et vaja seda kuidagi päästa ja et emal on vähk. Ja 3. viis on, et oligi vist niimoodi, et siis ta läks teise inimese juurde, kes pidi esimesele raha kandma ja kuidagi Irene'i nime all pöördus selle teise inimese poole, et laias lastus läbi mitme aasta see kõik toimus. Nii et meie jaoks, kui me hakkame siit seda asja jälgima, on tegemist tavaliste pettuskeemidega, tavaliste petturitega, kes valetavadki inimestele ja me ju neid kirju teame kõik, et keegi kuskil on haige, keegi kuskil on hädas. Nagu Nigeeria petukirja ka, aga kuna ta nagu iseendana ka ikkagi tegutses seal, siis mitte ainult, et see on vist vaid osa sellest. Ja me ei räägi siinkohal mingist sellisest ühekordsest uitmõttest, vaid tegemist on ikkagi aastate pikkuse tegevusega. Aastate pikkuse tegevusega, see uurimine juba, mis neid kahe inimese petmist puudutab, oli läbi mitme aasta. Ja see täna tuli uudis vist, et see on üks osa suuremast uurimisest ka ehk... No kui FBI on asjaga seotud, siis tõenäoliselt ei ole tegemist mingisuguse pisikuriteoga, eks? Et vist oli uudis, et 15 000 tõendit on nagu varjus, 50 000 lehekülge veel dokumente on kuskil peidus, mida siis ei avalikusta meediale, et eks ole näha palju sealt veel Kriisat puudutab ja kas tuleb veel inimesi juurde. No Õhtuleht on suhelnud ka Ger-Kriisa emaga, et kuidas või millist infot sealt tuli? No Ger-Kriisa emast eeskätt on muidugi tohutult kahju. Teadaolevalt on tegemist väga sümpaatse inimesega, pole ise temaga kunagi kokku puutunud, aga kõik, kes nagu on temaga kokku puutunud, räägivad ainult head temast, minu kuuldes vähemalt, et väga-väga suur tragöödia ühe perekonna, ühe ema jaoks, eks ju, et ma ei kujuta ettegi, mis nagu tunnetega tema on viimased ligemale nädalaga elanud. Aga ema tol hetkel ei olnud veel oma pojaga suhelnud, ehk siis nagu selles mõttes ei saanud sealt mingit nagu infot kätte, kuna temal endal on ka veel väga-väga palju küsimusi oli tol hetkel, nii et ma ei kujuta ette isegi, mis inimese peas sel hetkel võib toimuda, kui ta oma poja kohta niimoodi loeb. USA-s ei ole tegemist sellise kergemat sorti kuriteoga, et petuskeemid saavad karistatud vist päris karmilt, et süüdimõistmise korral, mis on see maksimum, mis Kriisat ootab? No siin ma pean küll nagu ütlema, et ma vahendan ainult seda infot, mida ma lugenud olen, et mina ise ei ole kindlasti USA juriidilises maailmas väga
pädev räägitud on, et maksimumkaristus võib olla 50-60 aastat, aga reaalne karistus, mis sellistel asjadel nagu ette on nähtud, on 2-10 aastane pigem nagu räägitud. Aga räägime natukene Kriisa korvpalluri karjäärist, nüüdseks on see tõenäoliselt läbi, vähemalt pausil 8 aastat, kui peaks olema reaalset vangistust, siis tõenäoliselt sealt tagasi tulles enam korvpalliväljakul teda ei näe, vähemalt mitte tippspordis, aga milline see Kriisa karjäär on olnud? Kriisa karjäär on olnud tegelikult väga-väga nagu kõrge lennuga, et ma olen ise ka mõelnud seda just nagu sportliku prisma läbi, et arvestades, mis elu ta on nagu elanud nendel aastatel, tegelikult nagu seda varjuelu, nagu me nüüd vähemalt süüdistuste põhjal eeldame, et midagi sealt vähemalt võiks ju ka tõele vastata. Et see on päris müstiline, et ta samal ajal nagu nii kõrgel tasemel kossu ka mänginud, et teised mängijad ju magavad korralikult, toituvad korralikult, teevad korralikult trenni ja mõtted on nagu spordil ja tema nagu taustal ju mängude vahel tegeleb nagu mingi muu eluga nagu nii-öelda, et ta oli 2022 EM-il oli Eesti korvpallikoondise põhiline mängujuht, ehk algviisikust tuli väljakule, oli 21-aastane tol hetkel, eks ju, et väga-väga hea korvpallur oli ta juba väga noorena ja väga suur talent ka ja üks kõrgema palgalisi mängijaid kindlasti arvestades, mis paljudes elu USA's viimastel aastatel teeninud on. Räägitakse 500 miljonist kuni miljonini aastas. Oli ta selles mõttes selline korvpalli edulugu ja imelaps, et kellele noored sportlased alt üles vaatasid? Ja temal oli ju see asi ka veel juures, et ta on oma kuulsa isa poeg ja ta õnnestus mängida isa vastu meistriliigas, et tema oli vist 15 aastane äkki, ma selle aastaga võin eksida, ta väga-väga noor poiss, enne kui ta Žalgirisse läks ja enne kui ta Saksamaale läks, mängis ta Tartu eest ja isa mängis Valga eest veel väga-väga nii-öelda. Tema isa mängis üldse mõned aastad tagasi meistriliigas mingi 48-aastasena, et väga selline nagu edulugu oli see perekond küll, keda nagu jälgiti kõrvalt. Kas sellised juhtumid jätavad ka spordile mingisuguse sellise halva maigu või varju peale, et olgugi, et ärme praegu siin inimest süüdi mõista, tegemist on süüdistustega, aga et sellised süüdistused juba niivõrd avalikult olemas on, et kas see sporti kuidagi mõjutab, kas see mõjutab kuidagi Eestit, meie mainet? Kindlasti Eesti korvpallil ei ole praegu, kindlasti ei ole nagu mugav olla Eesti korvpalli positsioon, ma kujutan ette, et kui näiteks uued klubid käivad sponsoritelt raha küsimas enne uut hooaega, siis absoluutselt nagu mitte asjasse puutuvad klubid peavad ka nagu andma aru, et mis korvpallis, mis selle kriisa ümber toimub, mis nagu toimub, et sponsorid näiteks, ma arvan, et on neid raskem võib-olla saada ja kindlasti see on nagu teema number 1 ja see ei ole ju positiivne teema, millega avalikus valguses olla. Rasmus, ma tänan sind selle intervjuu eest. Meie nüüd aga läheme pildiga Tallinnate tänavatele, kus usutlesime inimesi teemal, milline on läbi aegade nende lemmik Eesti laul. Sellepärast, et suur suvi on käes, kontserte on palju, artiste on palju ja enne Rasmus, kui ma luban sind siit stuudiost ära, siis ma tahan ka teada, milline on läbi aegade olnud sinu lemmik eestikeelne lugu? Ma ei teagi, mis nendest lauludest, aga ansambel Ark-Part mulle väga meeldib. Võib-olla nende üks viimaseid singleid Uju või õpu on see, mida ma nagu välja tooks praegu, aga ma ei tea, kas see päris lemmik on, aga midagi sealt repertuaarist. Miks just nemad? Esiteks sellepärast, et hea sõber on selle bändiga seotud ja siis väga kiiresti nagu võlus mind ka ära see ansambel ja olen praktiliselt igal nende kontserdil kohal käinud ja varsti on neil järgmine tulemas, kuhu on pilet olemas, et midagi kindlasti Ark-Partilt soovitan. Aitäh! Milline on teie kõige lemmikum läbi aegade eestikeelne laul? Fix Circus. Miks just see? Seal on mõnus meloodia ja head sõnad. Nii et seda võiksite iga kell kuulata ja teeb tuju heaks? Absoluutselt. Ja teine on jaanipäeva laul. Väga raske küsimus selles mõttes, et ma ei ole üldse selleks valmis. Ma ei tea, mu isamaa, mu ja rõõm. Aga miks just see? No sellepärast meie hümn, kõik meie jaoks. Kes meeldib Anna Veski, Tõnis Mägi. Ma käisin aasta tagasi, see on kontsert Jak Joolo. See on nii. Hea küsimus. Nii, on ta spot? Sõber ei saa aidata, see on teie enda muusikamaitse. Ma arvan, Tanel Padari vanad lood on väga head. Aga miks just need? Osa lapsepõlvest äkki, kuidagi mingid teatud emotsioonid seostuvad sellega, et need meeldivad. Oskate mingi ühe kindla laulu ka nimetada, et mis alati teeb teid kuidagi rõõmsaks või kõnetab? No võta aega näiteks. Või sama
on minu arm. Okei, meie vastus õlgu pigem. Kas ma mõtleks, et see Silvi Wrightis nagu merelaine äkki või? Aga miks just see? See kuidagi hinge läheb. Et meeldib ilus. Noorena ei meeldinud, aga nüüd meeldib. Et kuidagi saates sõnumist tänasel päeval paremini aru? Jah, ma arvan küll jah. Noorena ei osanud seda hinnata võib-olla jah. Nii et iga kord, kui seda kuulete raadiost või kuskilt, siis teeb töö heaks? Jah, kergem on. Oih, ma tahan nii järsk, neid on päris palju. No nimetage üks, mis teile väga meeldib. Tõesti ei oska nii järsku öelda. Mõni lemmiklaul ikka tuleb meelde. Tõesti ei oska nii järsku öelda, mis nüüd päris. Aga võib-olla mõni artist, kes teile sümpaatne on? No, Maarja-Liis Ilus. Aga miks just tema? No lihtsalt on nii. Pärlipüüdja, ma ütleks. Miks see? See on niisugune lõbus ja suvine. Nii et iga kord, kui kuulete, teeb töö heaks? Mhm.